asi on viinud teiseni, ehk siis ma ei oleks siin, kui ma ei oleks neid treene juhendanud, seda keskkonda loonud ühtepidi nagu füüsiliselt, kehaliselt, inimesena, vaimselt ja teistpidi ka see, et ka ettevõtlusega nii-öelda katsetamist, proovimist, et üks asi viib julgemalt nagu järgmise asjani. Jaa, see on nii äge, et sa selle sisse tood, sest et minul on samamoodi. Kuidagi nagu alati ühest asjast on välja kasvanud teine ja samamoodi, et ma ei ole kunagi alustanud sellise täiusliku ideega ja tegelikult see on ka miski, mida ma täiega tahan siin ka nagu kuidagi nagu loksutada või kõmmutada, et sul ei pea olema, meile vaata väga tihti räägitakse, on ju, et sul peab olema täiuslik plaan ja täiuslik toode, aga päris elu ei käi ju nii. Et see tegelikult on väga vähe pikemaajalisi ettevõtjaid, kes täna tegelevad täpselt selle sama asjaga, millega nad alustasid. Et jah, valdkond laias laastus jääb justkui nagu samaks, aga jällegi sa lähed, paned mingisuguse seemne mulda ja siis sellest seemnest hakkab midagi kasvama. Ja kui sa seda mulda ei pane, siis sul ei ole võimalik juba jõuda sellesse kohta, kus sa näed, et õitseb nagu see puu või et esimene vili ja nii edasi. Laias laastus see aed võibki olla kogu see sinu nii-öelda ettevõtlusmaastik on, eks, et sa võid sinna erinevaid ju vagusid künda ja erinevaid asju katsetada, erinevaid taimi, lilli, pojenge, peete, kõike, eks, et ei oleks selles mõttes, ei oleks ma siin, kui me oleks seda teinud, ei oleks julgenud teha, aga see kõik on tulnud hästi nagu, seesama, et nüüd ma olen valmis ja nüüd ma lähen, mitte et mul on mingi geniaalne äriidee ja ma pean seda katsetama või ma tahan raha teenida sellega või tõesti neid Hiina sokke, millest me ka eelmine kord rääkisime, Hiina sokke müüa, et siis seda tunnet mul ei ole olnud, pigem oli see, et läbi minu enda, eks, läbi minu keha, läbi minu kogemuse, et see on see, mis mind nagu inspireerib ja see on see, mida ma tahan edasi anda läbi oma kogemuse, seda tarkust ja nii-öelda juhendamist siis, mitte see, et nii on õige, vaid lihtsalt see, mida mina olen kogenud ja võib-olla see toetab ka sind. Aga see lavale minek ilma selleta, et ma seda kehalist kogemust treenerina ei oleks ja ma ei oleks enda kehaga kontakti saanud, see oleks olnud selline ja see on suur osa ka praegu minu tööst, et kui ma inimesi juhendan ja koolitan ja mentordan, siis kehafaktor on nii oluline lihtsalt. Sa ei lähe ilma kehata lavale, sa ei väljenda ennast ilma kehata, ainult peaga, ainult suuga, et see on nagu hästi oluline. Ja teine asi on tegelikult see, et hästi vähe pööratakse tähelepanu sellele, kui palju keha räägib. Et tegelikult kui palju räägib meie keha siis, kui meie oleme ise vait. Ja et kui palju me tegelikult näeme seda, et keha ütleb ühte, aga inimene räägib teist. Ma olen nii avatud, ma olen nii avatud, aga tegelikult, et kuule jõu. Või ka kehalises kontekstis, kui sa oled nagu, sul ongi esimene närv sees, miski asi kuskil väriseb, siis sa hakkad seda kuhugi suruma, et peaasi, et keegi seda ei näeks. Samal ajal su keha tegelikult tahab seda energiat kasutada, mis sulle kaasa tuleb sinna lavale